Selles videos jahtin ja valmistan igat värvi looma, et teada saada, milline neist maitseb kõige paremini. Uurime metsikuid uusi keskkondi, püüame tõeliselt ohtlikke loomi ja järjestame kõik loomad, kuni ainult üks jääb tippu. Nii et kutid, me just maandusime rannikuäärsele riffialale ja siit me selle väljakutsega alustame. Mul on punane peapael peas ja just siin hakkamegi uurima. Nüüd te teate, et järgmiste päevade jooksul võtame maha mõned kõige hullumeensemad loomad, mida see planeet pakkuda suudab ja seda väga erinevates keskkondades. Ja hoiame pöialt, et ma järgmised päevad ellu jään, sest siin hakkab juhtuma päris pööraseid asju, see on kindel. Ja põhjus, miks me just siit alustame, on see, et siin asub see kaunis rifisüsteem. Siin on elav korall, kaunid kalad ja terve hulk värve otse mu ees vee all. Ja need kalad, nad sulanduvad tegelikult nende kaunite värvidega. Nad kasutavad seda maskeeringuna, et püsida turvaliselt kõigi röökalade eest, keda me selles väljakutses natuke hiljem jahtima hakkame. Las ma näitan teile midagi kiiresti. Kui te nüüd vaatate, siis isegi nendes siin kivide vahelistes loikudes on meil kaunid värvilised kalad. Issand, vaadake siia üles. Siin all on terve hulk klounkalu. Vaadake seda. Need väikesed tegelased on siin kivide vaheliste loikude juures peidus, ilmselt varjumas suurte kiskjate eest ookeanis. Aga ilmselgelt need klounkalad, nad on liiga väikesed. Iga loom, kelle me siin kinni püüame, tuleb meil kasutada toiduallikana. Ja see väljakutse ei lõpe enne, kui olen kõik vikerkaare värvid kinni püüdnud. Need on asjad, mis mul siin järgmisteks päevadeks abiks on. Siin on meil harpuunipüss, millega saab suuremaid loomi püüda ja meil on machete. Siin on meiga mask ja meie High Test Quick Revive. Ja te teate küll, ma ei läheks kuhugi ilma oma High Test Quick Revive'ita. Ma võtan selle siis, kui olen täiesti läbi ja see annab mulle siin saarel rohkem jõudu juurde. On aeg marustus selga panna, otse vette minna ja kõik, mis seal punane on, saab kohe otsa. Lähme! Vaata seda! Alustuseks saime meritähe, see on hea märk. Lähme, meil on punane värv olemas. Jee,
mehed, me tegime selle ära. Meie esimene värv on kohe kirjas. See on punasuine meriahven, mehed. Uskumatu loom, kes elab siinsetel rannikuriffidel. Ja näete, tema suu sees on erepunane. Tavaliselt istuvad need loomad vastu riffi ja koralli. Ja kui loomad välja tulevad, kasutavad nad seda hiigel suurt suud ja neid väikeseid sakilisi hambaid. Nad haaravad oma saagi kinni ja imevad selle suhu tagasi. Mehed, see saab olema ilus kala. Aga nagu näete, on meil veel natuke aega. Nüüd on aeg liikuda järgmise värvi juurde ja sellest saab meile hiljem toit. Punane valmis. Meil on esimene loom käes ja oleme liikunud kollase värvi juurde. Me teate ju, et oleme kaunite elavate rannikuriffide juures ja kes teab, mida me sealt alt leiame. Päevavalgust jääb praegu järjest vähemaks ja ma tahan hiljem teha eepilise päikeseloojangu ajal väikese kokkamise ning proovida mõnda neist kaladest, et näha, kas need maitsevad sama hästi kui välja näevad. Ja me vajame igasugust tütust, mida saame, sest ma tean, et järgmiste päevade jooksul kohtame ainult kõige pöörasemaid loomi üldse. Lähme kohe tagasi ja vaatame, mida leiame. Lähme! Meil on sealpool vesi üles paiskunud. Hästi. Kuigi see siin tilgub lausa punast, ei saa me seda süüa. Kao siit minema. Poisid, me oleme hakkama saanud. Meil on ilus kollane kala. Seda nimetatakse maalitud magussuuleks, poisid. Ja selle põhjuseks on see, et neil on külgedel kõik need ilusad värvimärgised ning tegemist on ühe kõige uskumatuma kalaga ookeanis. Need kalad on vee all nii ilusad. Nad on sõna otseses mõttes nagu elektrilised ja nende värvid meenutavad mulle Pokemone. See on nii pöörane. Meil on mõned ilusad ja maitsvad riffikalad ning need lähevad täna pärastlõunal küpsetamisele, kutid. Me vajame iga viimastki energiaraasu, mis me kätte saame, sest kes teab, mis meid ees ootab järgmistel päevadel, kui püüame veelgi raskemaid värve ära märkida. Mul on tunne, et täna olid mõned lihtsamad värvid, aga ma tean, et see väljakutse läheb siit edasi ainult raskemaks. Poissid, ma just puhastasin kala ja märkasin siin madalas midagi. Vaadake seda. Väike kala. Vaatame, kas saame ta kätte. King, tule siia. Mis sul on? Vaata teda.
saime ta kätte, ta on meil käes. Poisid, ta on väga libe, aga see siin on nagu väike heeringas. Ma ei tea, kas te näete, aga tema saba on siin kalade poolt puretud. Me ei saa teda süüa, ta väärib, et jääks ellu. Hoiame teda siin madalas vees. Andke kommentaarides teada, kuidas me selle kuti nimetama peaksime. Ta on tõeline ellujääja. Aga ärge muretsege, me hakkame jahtima neid hiiglasi, kes meie väikese sõbra siin alla võtsid. On aeg siin rannast üles teha. Me hakkame kõiki neid maitseid proovima, et teada saada, milline neist on parim. Ja täna on meil mõned lemmikud. Meil on punane kala ja meil on kollane kala. Ma olen selleks väga valmis. Läheme põõsastesse, ugume hulga puid ja teeme sellel saarel tule üles. Läheme! Meil on tuli üles tehtud. Kõik pange see peale. Esimese päeva saak juba küpseb. On aeg panna meie punane ja kollane kala küpsema. Nii mehed, meil on esimese päeva kala siin olemas. Ja selle väljakutse jooksul püüame ilmselgelt palju erinevaid liike, aga tahame hoida asja võimalikult ausana, kuidas me neid loomi küpsetame ja puhastame, et saaksime anda hinnangu, milline neist tegelikult kõige paremini maitseb kõigist värvidest, mida me püüame. Nii et me võtame neil loomadel lihtsalt kiiresti sisikonna välja, võib-olla viskame pea aknast välja ja krabid saavad selle kallal pidutseda. Kes teab, eks? Aga me paneme need asjad tulele, anname neile mõned punktid ja see peaks paganama maitsev tulema. See on kindel. Midagi sellist pole olemas, kutid. Meil on tuli siin kohe küpsetamas, päike loojub silmapiiri taha, vaadake seda. Wow! Rannal päikeseloojangu ajal värsked kala küpsetada on midagi erilist. See ajab mul vere käima, aga ma tean, et järgmiste päevade jooksul kutid seisame silmitsi mõne kõige raskema väljakutsega üldse. Luumad, keda me jahkima lähme, on ülimalt ohtlikud. Me hakkame võitlema hoovustega sügavas sinises ookeanis ja kes teab, mis veel ees ootab. Nii et kindlasti jääge meiega, sest ausalt, mul hakkab juba mõte sellest närvi ajama. Aga praegu tahan ma lihtsalt selle söögi ära süüa, natuke energiat saada ja siis homme läheme neile väljakutsetele vastu. Alustame punasest. See oli ilmselgelt esimene loom, kelle me täna saime. Punast värvi kala on meres tavaliselt üks maitsvamaid. Kutid, meil on siin selline ütlus. Kui see on punane, siis on see surnud. Ja seda sellepärast, et need maitsevad tavaliselt imeliselt. Väliskülje nahk on küpsenud, aga me lihtsalt koorime selle maha ja vaata seda liha. Issand, kas sa teed nalja? Nüüd, igaüht neist loomadest, kutid, hindame 10 palli süsteemis ja vaatame selle väljakutse lõpus, milline neist maitseb kõige paremini. Esimesena alustame punase suuga kropperiga. Lähme! Punane teeb oma nimel au, kutid. See liha on nii pehme, õrn ja helbeline. See on uskumatu, mees. See peab saama sinna tippu. Suurepärase hinde. Ma annan sellele 9 punkti 10. Ausalt öeldes ei tea ma, mis võiks sellest parem olla. See on uskumatu. Paneme kollase pea peale pähe, vaatame, kas see suudab punasele vastu saada. Proovime ära. Ilmselgelt on meil siin meie värvitud sweet lip. See asi näeb päris hull välja. Nüüd, neil sweet lipidel on üsna tugev välimine kiht, aga kui me selle eemaldame, peaks see päris hea olema. Selle looma liha ei tundu nii valge. See on natuke rohkem hallikas ja nagu näha, polegi väga hull. Proovime ära. Poisid, pole paha. Tekstuurit meenutab natuke kana, see tõmbub lahti samamoodi. Maitse pole nii hea kui punakalal, see on kindel. Ma annan sellele 7 punkti 10. Aga ma olen praegu lihtsalt õnnelik, sest meil on esimese päeva toit olemas ja kes teab, mis väljakutsed meid homme ees ootavad. Meil on täiesti uus maastik, uued loomad ja uued värvid ja mees, ma arvan, et läheb päris hulluks. Ma näen teid homme vara hommikul, et vaadata, kas me saame looma, mis maitseb paremini kui see 9 punkti vääriline punakala. Näeme siis, poisid. Tšau! Poisid, me just maandusime teise päeva jaoks ja hakkame püüdma selle maastiku kõige pöörasema värviga loomi. Kohe minu selja taga on ilus rihv ja sealpool on mangroovisüsteem, mis viib siia välja. Aga poisid, see maastik siin peidab loomi, kes on ülimalt surmavad ja ka selliseid, kes võivad mu käed ära hammustada. Te nägite eile, et me saime oma punase ja kollase kätte. Täna alustame lillaga ja pärast seda liigume edasi veel hullumeelsemate värvide juurde, aga me peame välja minema ja hakkama uurima, kas leiame need loomad üles. Nad võivad vahel olla üsna tabamatud, aga me ootasime suurt mööna ja kõik peaksid olema nendes loodebasseinides kõrgel ja kuival. Hakkame nüüd üle nende loodebasseinide liikuma, poisid.
kõik need loomad peidavad end vee silmades ja loodetavasti on nad sinna lõksu jäänud. Kui tõus tuleb, siis nad tulevad siia sisse toituma, söövad meritõrudest ja igasugustest vähkidest, mida ette kujutada võib. Ja siis, kui tõus taandub, jäävad paljud neist loomadest lõksu. Ja just siis võtamegi oma machete ja paljad käed ning loodetavasti leiame mõned neist elukatest üles. Mehed, me ei ole siin mingi kuradi tsirkuse pärast. Me oleme siin selleks, et jälitada neid elukaid, saada süüa ja mõned värvid kirja panna. Seal sees on hulganisti väikseid snappereid, väike kefaal, kõik liigub siin üle. Aga me otsime krüügi nende väikeste kivide vahelt ja leiame kindlasti midagi ägedat. Mehed, kui me siit üle läheme, peame olema eriti ettevaatlikud. Siin on terve hulk surmavaid loomi. Siin on merisiilikud, morääniangerjad, astelraid ja ka sinirõngas 8 jaad ning koonustigud. Enamik neist loomadest võib mind sõna otseses mõttes hetkega tappa. Olge ettevaatlikud ja veenduge, et me ei astu millegi ohtliku peale. Jah, ma unustasin kivikala mainida. Jah, need võivad ka mulle saatuslikuks saada. Sa ei usuks seda isegi siis, kui loeksid, sõber. Muidugi, see on esimene asi, mille me leiame, kutid. Vaadake seda. Meil on merikurt, poisid. Tundub, et me leiame neid asju iga päev ja ma ütlen teile, see asi on must. Me ei söö seda. See ei ole lille ja ma ei hakka seda asja kindlasti närima. Need maitsevad tõesti jubedalt ja ei näe üldse õiged välja. Merikurgu juures on üks väga lahe asi. Näete seda valget ollust, mis selle otsast välja tuleb? See seal on tegelikult tema soolestik. Mida need asjad teevad on see, et kui loomad üritavad neid süüa või midagi sellist, siis nad paiskavad välja seda valget ollust, aga see on nende sisikond ja see on väga kleepuv. See hoiabki loomad eemal, et nad neid ei sööks. Tegemist on tegelikult enesekaitsega ja need asjad on tõesti hullud. Vähemalt suudab ta selle välja ajada. Vaadake seda siin, kutid. Vaadake siia. See on hullumeelse välimusega meritäht. Vaadake, kuidas ta liigub. Vau! See liigub peaaegu nagu 8 jalg. Ja vaadake, ta isegi teab, et ma olen tema lähedal. Kui ma lähenen, liigutab ta oma jalgu. See on ausalt öeldes hullumeelne. Ta liigub täpselt nagu 8 jalg liiguks. Vau! Uskumatu! Issand! Mis see väike tegelane on? Oota. Rahune maha, sõber. Rahune maha. Rahune maha. Rahune maha. Rahune maha. Vau. See on üks uskumatu krabi. Vaata teda. Tal kasvab lausa samman seljas ja ta lihtsalt elab siin loode basseinis. See on hullumeelne vend. Sa ei näegi tema nägu. Ta on nii hästi maskeerunud. Tal on tõesti sammal ja liiv seljas kasvamas. See on nagu Call of Duty's, kui sul on see kamo ülikond seljas ja roomad läbi kõrbe. Laseme tal minna ja oma teed jätkata. Nii, sõber. Olgu, liigume natuke edasi siia serva juurde. Ja siis hakkame edasi liikuma. Just sinna jäävad kõik loomad lõksu. Kuulge, vaadake seda. Issand. Ma ei tea, kas te näete seda. Seal on erakvähk, aga tema karbi peal kasvab elus meriroos. Ja see meriroos pakub tegelikult varju Nemo klounkalale. See on uskumatu. Tema naaber ongi sõna otseses mõttes Nemo. Uskumatu värk, sellepärast me siin mõõna ajal käimegi, kutid. Vaadake seda, meil on siin päris suur elus korall ja see oleks tavaliselt täiesti vee all. Aga praegu on selgelt suur madal vesi ja kõik on ära voolanud. Kõik on täiesti kuivale jäänud ja loodetavasti on see koht, kus saame järgmise värvi kirja panna, milleks on lilla. Olgu, otsime edasi, lähme! Poissid, ma just märkasin üht kõige hullumeelsemat asja üldse. Te ei usu seda, siin on hiiglaslik nälkjas. See on Käri Käsna kallist vend. Ma ei tea, mida see tegelane siin teeb. Ta näeb välja, ma ei tea, kas ta on surmav või mis. Teate, kõige pöörasem asi siin looduses, poisid. Tavaliselt, kui sa looduses loomi leiad, pead natuke ettevaatlik olema, sest paljudel neist on mingid hullud kaitsemehhanismid, mis võivad mu lihtsalt maha võtta. Nii et ma olen selle kutiga lihtsalt ettevaatlik. Ma ei taha teda segada ilmselgelt. Ma ei taha teda liiga palju üles tõsta, aga Käri, ta lihtsalt chillib siin, mees. Mis häält Käri teeb? Kõik pange see kommentaaridesse kirja. Vau! Siin loodetiikides on meil ilus troopiline sinine meritäht. Jah, ilmselgelt on sinine üks värvidest, aga me ei saa seda kutti süüa. Ta on lihtsalt liiga ilus. Ja tegelikult pole sellelt kutilt eriti palju liha võtta, nii et paneme ta tagasi. Vau, meis! Üks kõige hullumeelsemaid maastikke üldse.
see siin on koonustigu, ma ei tea, kas sa näed seda, aga seal sees on väike tigu ja otsa lõpus on ogake. Väidetavalt, kui see asi sind torkab, tapab see sind kiiremini, kui jõuad sigareti ära suitsetada. Mõnes kultuuris kutsutakse neid sigaretiteoks. Ja just sellepärast püüa sellele mitte peale astuda. Nii, selge kutid, ma just märkasin midagi, mis võiks olla meie järgmine värv. Vaanake seda. Meil on siin väike lilla merisiilik. Wow, see peab olema üks kõige hullumeelsemaid loomi üldse. Ere lilla värviga merisiilikud. Neil on tegelikult sellised üksikud ogad, mis liiguvad. See on hullumeelne ja just nii nad liiguvadki. Nad toituvad selle väikese suuga seal. Üks hull loom. Nüüd, kutid, tegelikult on selle sees midagi, mis on söödav. Ja me kavatseme selle lahki murda ja natuke liha saada. Tegelikult pole see päris liha. Ausalt öeldes on see tema munandikott. Seda me söömegi, kasutame oma suult macheted ja lööme selle lahti. See lilla merisiilik siin, kutid, selle sees on selline hull asi, mis jookseb mööda selle kesta ja see on tegelikult tema sugunäärmed, nii et see läheb meil lillana kirja. Eile kalaga on raske võistelda, aga lähme. See on nagu kreemias, kutid. Natuke liivane, natuke soolane. Seda ei saa eriti palju. Ma annan sellele 3 punkti 10. Tegelikult, 20. See ei meeldi mulle üldse. Ta on liiga väike. Meil on vaja meest, kellel on suurem munandikott. Ja kutid, ta ei ole õige loom see tüüp. Me peame minema millegi parema juurde, kutid. Me vahetame lilla välja. 20. Liiga palju liiva selles asjas. Lilla on valmis, kutid, ja me läheme edasi. Järgmisena on oranž. Ja kutid, see loom, keda me otsime, kui me ta siit leiame, on üks kõige hullumeelsamaid üldse. Võtame machete kaasa. Oranž tuleb. Lilla, see oli rõve. Siin on tegelikult palju mangroovialasid, kutid, ja see pakub täiesti uut valikut erinevaid loomi, keda me loodetavasti leiame. Nüüd otsime me kõik siit läbi. See on koht, kus me hakkame olema. Liigume nüüd veidi mööda rannikut edasi ja uurime siin kõik läbi. Siin võib kõik peidus olla. Kas keegi on kodus? Olgu, ei paista, et oleks. Lähme edasi. See on hea. Ossa püha taevas. Ossa püha taevas. Kas te näete seda siin üleval? Meil on siin koletu kraabikutid, lihtsalt liiva sees peidus. Ta on täiesti maskeerunud, ta on ennast liiva alla matnud. Vaadake teda, kas te näete teda seal? Te ei saaks arugi, et ta seal on. Vaadake teda, ta ei tea isegi, et ma siin olen. Ta on seal peidus. See näeb välja nagu kuradima hiiglaslik isane krabi. See loom siin võib mulle käed otsast võtta, kui see võitlus valesti läheb. Seega on ainult õiglane, et anname talle parima võimaluse ellu jääda. Minu käed versus hiiglane. Lähme. See on tõeline hiiglane mees. See on tõeline hiiglane. Issand jumal. Vaata seda krabi. See on tõeline hiiglaslik krabi. Issand jumal. Vaatame, me saame ta kätte. Pagan, ta on tugev. Tule nüüd, sõber. No, ma pean siin ettevaatlik olema. Sest seal on hiiglaslik krabimees. Pean ta ümber pöörama. Issand, olgu. Ma olen ta kinni surunud. Mul on ta käes. Oh, issand jumal. Sest seal on tõeline koletis. Kui me seda tüüpi küpsetame, muutub ta järjest oranžimaks. Ja just nii ongi ideaalne lõpetada teine päev. Me ei saanudki ju lõpetada ainult selle merisiiliga ja meil on siin tõeline koletis. Ma olen snaipervend, vaata seda siin. Tema koorikul on näha, et ta on pidanud veel ühe lahingu teise krabiga. Tal on mõned lahinguhaavad siin ja ka üleval. Vau, huvitav, kus see teine krabi on? See tüüp võitis kindlasti lahingu, vaata teda. Olgu, lähme siit minema, teeme tule üles enne kui kogu päikesevalgus kaob. Oranž on tehtud, lähme! Olgu, vaata seda, me leidsimegi siit kaldale uhutud triivpuidu.
me hakkame siia randa löket tegema, vaata seda, meil on siin palmid, see on hullumeelne. olgu, see sobib ideaalselt. me peame praegu palju süütematerjali koguma. Nagu näete, kaotame kiiresti päevavalgust. Meil pole enam palju aega, kutid. Nii, meil on praegu liik olemas. Peame lihtsalt peale puhuma, et hapnik sisse saada ja siis peaksime selle korralikult põlema saama. Võtame oma hiidkrabi ja kõige hullumeelsem selle juures on see, et selles krabis on pigmenti. Kui me selle maha paneme, näete, et see muutub ergoranžiks. Vaadake, kuidas see asi värvi muudab, kutid. Nüüd üks kõige hullumeelsemaid asju selle krabi juures on see, et sellel on närvid ikka veel sees. See on täiesti surnud, kutid, aga see liigub. Kui kuumus närvidele mõjub, hakkab see jälle liikuma. Vaata seda, mees. See ikka veel liigub. See on pöörane. Ja ma lihtsalt ootan praegu, kuni meie toit valmis saab, kutid. Selle väljakutse jooksul olen ma tõesti nautinud nende hullude loomade tagaajamist. Ja see näitab lihtsalt, kui uskumatu meie planeet on, mees. Me püüame iga ühe eest neist loomadest nii hästi hoolt kanda kui võimalik, austada neid nende enda moel. Aga mul pole aimugi, mis meid homme ees ootab. See võib olla neist kõigist kõige hullumeelsem loom. Kas sa näed seal kauguses seda saart? Sinna me homme suundumegi sügavasse sinisesse ookeani, aga kõigepealt peame selle hea söögi endale sisse saama. Te nägite varem, et see asi oli üsna pruun. Vaadake nüüd, see on täiesti oranž. Wuhuu! Tänane päev oli hullumeelne ja meil on üks kõige pöörasemaid loomi üldse. See hiiglaslik mudakraab, kelle me kinni püüdsime. Me võtame tal ühe küünise kohe siin ära. Issand jumal, kogu liha on seal sees. Nagu näete, see krabi on mõnusat roostekarva ja see tähendab, et see küünis on liha täis. Vaata seda seal. See on hiiglaslik mudakrabi pulgakomm. Punane kala on praegu esikohal 9 punkti 10. See näeb uskumatu välja. Sööme selle ära. Mudakrabi tule kohal, kutid. See peab olema üks parimaid mereande planeedil Maa. See on ülimalt magus. See lihtsalt pudeneb lahti ja me oleme selle täiuslikult küpsetanud. See krabi seal on nii mõnusalt liha täis. Kutid, ma olen sellele 9,5 punkti 10. See on seni punasest kalast parem. Issand jumal. Ma ütlesin teile selle väljakutse alguses, et me teeme vikerkaare värve. Me oleme praegu 4 läbi teinud ja meil on 2 veel jäänud, kutid. Sinine ja roheline. Ja just sinna me homme lähemegi, sinna kaugel paistvale saarele, et püüda sügav sinise vee kalu, kutid. Mõned neist loomadest on nii tugevad, et nad võivad mind vee all sõna otseses mõttes ära uputada. Ja ma näen teid homme hommikul varavalges, kui me hakkame neid elukaid püüdma, et näha, kas see suudab ületada mudakrabi, mis sai 10-st 9,5. See asi on uskumatu, mees. Ja praegu on 3. päev. Te nägite eile, et meil oli oranž ja nüüd oleme liikunud rohelise juurde, võtid. Ja see keskkond siin peidab endast tõelisi monstrumeid. Loomad, keda me selle väljakutse jooksul oleme jälitanud, on ilmselgelt kohanenud teatud maastikuga. Nii et me oleme sügav sinises ja rohelises vees, kutid. Ja loodetavasti leiame siit alt kohe mõne monstrumi. Ohtudest rääkides, siin on ilmselgelt hoovused, kutid. Siin on hiiglaslikud kalad, kes kui me nad maha laseme, võivad mind põhimõtteliselt vee alla tirida. Ja siin on palju haikalu ja meremadusid. Põhimõtteliselt on siin kõik surmav, kutid, nii et peame väga ettevaatlikud olema. Ja see kiire turgutus kutsub mind, aga me peame vastu. Ma olen natuke närvis. Olgu, paneme varustuse selga. Lähme kohe kahuriga vette ja vaatame, kas saame rohelise tehtud. Lähme!
kutid, vaadake seda siin, me tegimegi ära, mees, meil on roheline kutid, vaadake seda, see on ilus roheline joobkala, vaadake selle asja suud. See on täielik kiske siin sügavas sinises ookeanis. Te nägite, kuidas me ta selle odapüssiga maha võtsime. Ta läks riffi alla ja tõmbas mind korralikult kaasa, mees. Issand küll, ma arvan, et moda võib natuke kõver olla, aga see pole veel viimane loomkutid, nii et me peame ta paati saama, näitame teile teda korralikult ja seletame lahti. Ja siis peame oda sirgeks tegema ja minema sügava sinise koletise järele. Need olendid on siin nagu ookeanidraakonid. Nad on hullumeelsed. Nad elavad nende rannikuriffide ümbruses ja vaata seda uime seal. Mehed, see on siin tõeline kiskja, aga see pole see koletis, keda me otsime. Ja te teate, et roheline on meil juba olemas ning nüüd liigume kõige hullumeelsema värvi juurde. Me läheme siniste loomade järele. Mehed, need on siin kõige suuremad. Kiskjad, need, kes valitsevad neid vesi. Ja mõned neist loomadest söövad selle kala tegelikult tervenisti ära. Te teate, et me läheme praegu kõige suuremate loomade järele. Loomad, kes võivad mind sõna otseses mõttes uputada, mehed. Ja ma ei tea, millega me silmitsi seisame. Me vajame kogu energiat ja jõudu, mida leiame. Meil on siin High Test Quick Revive. Kui me selle ära joome, sünnime uuesti. Ja just seda on meil vaja, et alistada viimane värviline loom, sinine. Me lenname, kallis, ja ütleme nii, et ükski sinine loom pole seal all praegu ohutu. Ma tulen nende järele. Meil on suur saak. Poisid, vaadake seda looma seal, see on suur Hispaania makrel. Vaadake selle asja pead, see on hullumeelne, poisid. Me saime sellega hakkama, sinine on tehtud. Lähme kohe kaldale ja vaatame neid loomi lähemalt. Me tegime selle ära sügavas sinises ookeanis. Te nägite ise, kui palju nööri see asi kaasa võttis. See oleks mind peaaegu vee alla tirinud. Me saime sellega hakkama, lähme! Olgu, ma tahan teile näidata mõningaid unikaalseid omadusi iga selle looma kohta. Need jobikalad, sõbrad, neil on siin päris suured soomused ja see on peaaegu nagu väline kate. Nende saba, te näete, kui paks see on võrreldes ülejäänud kehaga. See on väga-väga paks. Siin on suur suu, mida kasutatakse peamiselt kogu saagi alla neelamiseks.
ja siin küljel on neil tegelikult selline asi nagu lõpusegamid, aga need on põhimõtteliselt nagu žilett ja see aitab tal peaaegu nagu mingi kaitsemehhanismina. Suur seljaauim peal, millel on mõned ogad. Üks tõeline metsloom, see on kindel ja nägu, see on lihtsalt vihane. Nüüd on meil tippkiske, kutid, suur Hispaania makrell. Nüüd selle looma ainulaadsed omadused, kutid. Neil on siin taga need väikesed asjad, need on nagu väikesed uimed. Saate neid näha, need on laiali kogu saba ulatuses ja tegelikult muudavad suunda ja need on peaaegu nagu surfilaudade uimed. See aitab sellel loomal ülikiiresti suunda muuta, et nad saaksid söödakaladest läbi söösta. Kutid, neil on üliteravad hambad neil kuttidel. Natuke erinevad kui jobikala kihvataolised hambad ja neil on ka need rinnauimed, mis põhimõtteliselt lihtsalt volditakse kokku väikestesse pirudesse, mis muudab nad voolujooneliseks. Need on põhimõtteliselt ookeani vormel 1 autod, kutid. Jobikala võitleb natuke räpasemalt, need siin on aga loodud ainult kiiruse jaoks. Ja te nägite, kui ma selle lasin, siis see kala pani plagama. Mu rull karjus sõna otseses mõttes, kutid. Kas mõni neist kaladest suudab võistelda selle ilusa oranži mudakrabi vastu, mille me saime? Me peame selle välja uurima. Tõuseme üles, teeme tule ja paneme need küpsema. Lähme! Olgu, meil on see olemas, kutid. Kõigil on oma ülesanne. Kommentaarides läheb tuliseks. Lõplik kokkamine toimub just praegu. Lähme! Olgu, meil on tuli põlemas. Lähme puhastame oma kala ära. Me lihtsalt lõikame mõned steigid. Võtame selle siit. Läheme siit otse saba juurest. Lõikan otse alla. Siin on meil ilus joobkala steik olemas. Hästi, teeme täpselt sama asja makrelliga. Wow, see makrel läheb uskumatu välja. Teeme järgmise. See on umbes nii hea, kui elu üldse saab olla. Meil on meie roheline joobkala, meil on meie maki. Maki! Praegu grillime neid lahtisel tulel ja meil on päikeseloojang. Sellepärast me seda teemegi, kutid. Sellest unistused koosnevadki. Meil on olnud hullumeelne päev ja ma ei jõua ära oodata, et see toit ära süüa. Ma vajan seda liha praegu. Ma higistan nagu mustlasest majaomanik ausalt öeldes. Kuulge, kogu selle asja mõte on see, et pruunistame neid kiiresti ühelt poolt, siis keerame ümber ja nad on kulda väärt. Kuulge, see saab ilmselt olema üks mul lemmikviise kala valmistamiseks üldse. Lihtsalt pruunistame neid mõlemalt poolt, tegelikult tahamegi seekord natuke leeki. Väljas saab mõnusad söekoorik, täpselt nagu kodus steigi puhul. Ma kaotan praegu mõistuse. Mul on nii suur nälg, mul lausa jookseb ila suust. Kas mõni neist suudab võistelda selle hiiglasliku mudakrabi vastu, mille me paljaste kätega kinni püüdsime? Ma arvan, et tänased tingimused olid ilmselt kõige raskemad, mida ma olen pidanud läbi elama. Meil olid hoovused, meil olid haid, meil olid kuradi mameremadud, kõik oli seal väljas. Aga meil on praegu mõned ilusad kalad küpsemas, steigid. Ja kutid, ma arvan, et see võib mudakraabile konkurentsi pakkuda. Peame ootama ja vaatama. Ma panen selle siia. Nii, meil on kala grillil olnud, kutid. Need näevad praegu välja nagu uskumatud steigid. Ma ei jõua ära oodata, et seda proovida. Te teate, et meil on kõigepealt roheline. See on see roheline joobkala ilmselgelt. Vaadake seda grilli jälge. Parim asi selle juures, kutid. Ma lihtsalt avan selle. Vaatame, kuidas ta küpsenud on. Vau! Vaata seda nahka. See tuleb lihtsalt maha. Sa peaksid saama tüki lihtsalt ära tõmmata. Vaata seda liha. See on täiuslikult küpsetatud, mees. Hästi! Lähme asja kallale. Te teate, et mudakrabi juhib praegu 9,5. Seda on raske ületada. Proovime ära. Kui ma peaksin joobkala kirjeldama, siis see on peaaegu nagu rebitud kana maitse ja tekstuuriga.
see on natuke sitke ja nätske, aga samas uskumatult mahlane. Maitse on suurepärane. Aga ma ei usu, et see mudakrabi vastu saab, kutid. Ma annan sellele 8 punkti 10. See on tõesti hea, aga mudakrabile vastu ei saa. Lõplik värv on käes, kutid. Vaadake seda siin. See on suur makrellisteik. Mida me teeme, on see, et me lihtsalt tõmbame liha küljest ära. Kutid, ma tunnen juba, kui mahlane see on. See luum on nii rasvane. Vau, vaadake neid tükke, mis sealt lihtsalt ära tulevad. See on uskumatu. Olgu, proovime siis ära. See siin on hullumeelne, kutid. See on nii mahlane, nii helbeline ja nii õrn. Ja see maitseb tõesti nagu ilus steik, mida on õnnistanud Jumal otse ookeanist. Ma annan sellele 10 punkti 10 ja see on olnud kõige pöörasem väljakutse üldse. Sinine võtab seekord auhinna ja ma näen teid järgmisel pöörasel seiklusel. Meil on siin veel videoid, ärge unustage laikida ja tellida. Jee!